juba 5. vlog ongi käes. Hei kõigile! Jah, meile siiamaani need vlogid on olnud üsna seinast seina, aga mitte siis selle algupärases tähenduses, vaid siis risti vastupidi. Et me oleme lihtsalt seinu teinud puhtaks. Ja loodetavasti selle korraga saame seinad tehtud ja siis saame hakata juba uusi asju välja mõtlema. Aga, et see vlog oleks natuke teistsugune, siis seekord üritame Marlenile õpetada ühe uue skilli. Vaatame, kuidas sellega hakkama saab. Mõtleme välja, mis see on ja kuidas seda talle presenteerida. Aga loodetavasti saame midagi uut ja huvitavat välja mõelda. Jah, nii et lähme aga renoveerima. Lähme tööd tegema. Eelmises vlogis nägite, kuidas me selle seinaga möllasime ja sellega maadlesime siin. Aga nüüd on plaanis siis kõik ülejäänud seinad siit võtta lahti ja lisaks ka siin köögis. Viimane tuba. Ma teen Marlenist niimoodi siin ukse vahel pildi, aga ta ei tea. Okei. Mõtlesin üllatada. Üle põllu siit hakkab raske kahurvägi appi tulema vaikselt. Isa võiks vähe kiiremini tulla, et siin ei peaks üksinda tööd tegema, aga õnneks on pool reibast samm juba. Et niimoodi tuleks see siis kärutuppa. Milleks minna ringiga kui saab otse. Väga õige. No nii, hakkame aga pihta selle lammutusvärgiga jälle. Aga ma tahtsin enne seda veel korra öelda, et me panime Instagrami Reelsi sellise päeviku tüübis, mis on nagu väike kokkuvõte meie vlogist. Ja sellel läks väga hästi, tuli väga palju uusi jälgijaid ja ka uusi subscribereid. Nii ma tahtsin öelda tere kõigile neile, kes tulid läbi selle Reelsi siia, nii et ma loodan, et meeldib. Ma loodan, et on huvitav. Me lõhume jälle seinu, nagu me oleme viimased mitu vlogi teinud, aga see saab läbi nüüd. Ehk siis jah, asume tööle, et ei peaks enam ühtegi seina peale tänast lahti võtma. Aitäh! Aitäh! Opa! Aga alustaks sellest. Okei. This is my wall. Your wall. Walli. Panin kindlad kätte, tööks valmis. Kõige pisem sõrkang ja siis kõige pisem tegelane võttis kõige suurema sõrkangi. Silver isa hakkas nüüd juba köögi kallal toimetama. Selle korra rekordtükk. Ossa, see on ikka päris pirakas. See on juba süke, et kalamehed läheks koju ja ütleksid, et said nii suure kala. Et plaadid lähevad katki kõik, ma ei saa nagu suurt mõnusat tükki, kogu aeg mingi murduvad ära. Räiged tööd. Jesus. Nüüd on sinu soolo. Jee! Seda pehmet saab küll ühest tükis ära. Rekordkala nüüd. Rekordkala, jah. See protsess näeb välja nagu see lammaste villa lõikamine. Nüüd on täpselt see vibe nagu, kui ma juuksuris käin ja juuksed maha lastaks, siis läheb see masin samamoodi ja juustust lõi. Tubli. Opa. Me oleme nüüd omadega siin tagumise toa kallal juba ja varem siin oli üks aardekirst, mis emme tahtis kindlasti alles hoida, aga me panime turvaliselt need siia teise tuppa nüüd. Selline maalike, siis mingi koduveinivärk, üks kapp ja selline kirstukene. Nii et hoiame neid ilusti su jaoks, emme, et sa saaksid selle kirstu mingi hetk Saaremaale viia. Suvi on õues. Noh, kuidas teil läheb siin? Tundub, et sein on juba täitsa puhas. Higi tüütab igalt poolt. Väga ühtegi kuiva kohta ei ole küll. Lambist tuli suvi tagasi, nii et siin on ikka väga palav.
minul sama lugu, mis poistel, nii palav on all. Keegi ukus alla peaaegu. Aga mul on siit seinast see valge laudis juba peaaegu täielikult käes. Mingi 1-2 tükki veel sealt võtta, nii et kohe on tehtud. Atsa, oi. Upsi. Töömehed on nüüd lõunapausi välja teeninud, sest nii tublisti on tööd tehtud, nii et me lähme avastame ühe uue Häädemeeste kohviku restorani. Jah, ma nime ei mäleta, aga vaatame seal, mis selle nimi on. Jah, küll varsti näete. Me tulime nüüd õue peale, et siit minna restorani ja siin on mingi kiilide rünnak. Kõik need, mida te näete, on kiilid. Ja üks mees joob seal kaugel jääkülma Coca-Colat. Rum-Cola, aga alkoholi vaba. Me oleme tagasi autos, sest et see koht, kuhu me tahtsime minna, on kinni. Ja kuna Häädemeestel väga palju valikuid ei ole, siis me nüüd, issand jumal, lähme retkele, et leida, kust midagi hamba alla saaks. Nii, mis koha me nüüd leidsime? Metsaluige, retro. No nii. Siin on avatud silt, nii et vedas. Me kohe näitame teile seda restot ka, kus me oleme, aga me just saime teada, et meil sai Instagramis 500 followeri täis. Nii et see on päris palju. Suur aitäh kõigile uutele jälgijatele, kes nüüd siin peale viimast reelsi tulid. Väga lahe. Nii, aga meie excitement to the side korra. See söögikoht on lambist ülilus. Nagu me päriselt teadsime, Häädekal on ainult trahter, kosmonautika ja siis kui kõht on väga tühi, siis lähed üle piiri Lätti Hessi. Okei. Viskasime enne õhtut. Järgmine katse. Ooteaeg on siin 45 minutit ja meil ei ole seda aega, me peame tööd tegema. Ehk siis me sõidamegi Lätti. 45 minutit. Ei. Õnneks Läti on väga lähedal, nii et Hess jõuab kiiremini kohale ja saab toiduga kiiremini kätte. Marleen kuidagi juhtis meid lõpuks ikkagi siia, et sai oma tahtmise. No see on lihtsalt, see oli avatud. Oodake, seal on üks vanilje ice cream ja chocolate ice cream. Nii, söök on söödud. Tegelikult ei jaksu tööd teha, aga peab tegema. Nii et me kõnnime nüüd tagasi oma platsile ja hakkame neid seinu murdma. Teeme sammud täis, siis saab vatsakesed väiksemaks ja siis nagu on jõudu seal kangi rohkem tõmmata. Ja, Silver isa tuleb sealt kaugusest. Toob meile... Oi, suri välja? Ei, okei, läheb edasi. Ühesõnaga toob meile murunitükki. They see me rolling, they hate it. Home sweet home. Kas mõnel inimesel on nii hea kujutusvõimega, et te nagu päriselt suudaksite ette kujutada seda siin korda tehtuna, ilusa, puhtana, möbleeritud, toad, seinad, nagu... Kas keegi näeb mu visiooni? Ma nagu ise... I can't wait. Mingi jooksev paljas mees tuleb sealt. Hai! Et ma ise nagu, ma tean, et see päev tuleb, aga nii uskumatu on nagu praegu mõelda, et ühel päeval see ju saabki valmis. Crazy. Aga noh, selle jaoks on vaja tööd teha, nii et let's go. Vabandust, kas te olete vana mees? Lihtsalt keha on väsinud siin. Selle kõige kärrimisest. Vaatame, kuidas poistel ka siis siin läheb. Ahah. Silver isa just avastas, et tal on nael tossu sees. Tal on see, et ta läheb Häädemeeste sprindivõistlustele, läks sinna naarikuid ehitama. Kruvi. Issand jumal. Ukse lahti. Oi. Augu tegid. Ups.
upsi. See kukub kõik siit. Ja siin peaks mingi ehituskooli inimesed tooma näitama, et kuidas mitte seina ehitada. Hai! Hai! Nojah. Uus aken. Väga tore. See kukub ka siit kohe, see väike. Kogu see üle. Teeme iga vlog lihtsalt maja ühte seina augu sisse. Issand jumal. Vähemalt on see, et saad läbi seina pead sügada. Palju mänge jälle. Tundub, et köögis on ikka väga suur areng toimunud. Peaaegu kõik. Ai, ongi. Täitsa kõik seinad on puhtad. No nüüd on need ülemised ääred veel jäänud. Ma käin neid veel üle. Aga selles mõttes suur osa on tehtud ja see ülemine osa on lihtsalt OCD tõttu vaja ära saada. Et tegelikult enam nagu ei peaks. No isa on kahekesi tegema annab nii palju juurde, et saame korda mööda nagu painutada neid asju. Siis need tükid ei murdu ära, me saame suure tüki korraga kätte ja see on oluliselt lihtsam. Väga hea. Vaene värska. Ja tämbrisse jäästunud. Parkour. Parkour. Silveri isa otsustas natukene õunamoosi teha. Käis just siit ilusti trimmeriga üle. Või see muruniidukiga. Oota, Vardo, keera selg. Nii ilus liblikas. Jäiks. Selle toa viimane tükk. Siis saab minna muru niitma. Jee! Mul pole töö tegemise vastu mitte midagi. Aga kui mõni tuttav või sõber peaks kutsuma mind järgmise 10 aasta jooksul seina lahti võtma, siis please tuleta mulle meelde, et ma kaaluksin seda nagu. Mitte ei oleks kohe, et jaa, ma tulen hea meelega appi. Las ma korra mõtlen läbi selle. Aga lihtsalt on, kui keegi meile tahab appi tulla, siis seda ikka võib. Palun, jah. Tehtud! Parkour. Ei. Ma oleks teinud, aga Marlene lub. Nagu ma lubasin, siis et see vlog ei tuleks päris samasugune nagu eelmine, saab Marlene täna midagi uut ja huvitavat proovida. Millal viimati autoga sõitsid? Ühesõnaga ammu. Nii et täna teeme Marlenile B-kategooria juhi eksami ja vaatame, kuidas tal see välja tuleb. Aga enne ohutus, nii et ma seletan Marlenile ära, kus on rool, pidur ja kus saab masina käima panna. Ja siis vaatame edasi. Pidur. Võid panna jala peale. Väga hea. Rool. Natukene on lõtk sees, aga ta pöörab päris okei. Sinnapoole pöörab paremini. Nii et kui oled valmis, siis võid piduri alla panna, keerata süüte siia lõpuni ja siis vaatame edasi. Marlene testib käike. Aru saada, mis kõige parem on. Opa! No nii, tubli niidukimeister tuleb. Masin on selgeks õpitud ja paistab, et nüüd saab ilusti tööle asuda. No ja Marlene teeb mingit, mis see on, meisi meile siia. Ei, mitte labürint. See on labürint, ma ei tea, ühesõnaga Marlene teeb meile mingit mustrit siia. Ehk siis niidetud maa on selline. Ütleme nii, et ma ei tea, mingid tutid on vist püsti. Ei ole vist päris golfimuru. See nagu OCD mu sees lihtsalt karjub praegu. Ma tahaks niiduka otsa minna ja korda teha selle ülikiiresti. Paranduste aeg. See mees läheb niidab nüüd natukene sirgema jooneliselt selle maalappi ära. Senikaua kuni Sillu niidab, siis vaatame, mis me tehtud saime. Köögist saimegi tõesti kõik plaadid ja katted ja kihid maha võetud. Nagu te näete, siis seinad on täiesti puhtad. Väga suur töö, mis siin tehtud sai. Ja teiseks meie tulevane vannituba. Siin samamoodi ilusti kõik võetud. Mitte päris kõik, seal üleval veel väike riba on.
aga sellega tegeleme juba homme. Nii et jah, homme võtame viimased väikesed lõpud ära, aga põhimõtteliselt on nüüd seintega kõik. Lõpuks ometi on see seinte lahtivõtmine tehtud ja kui ma päris aus olen, siis ma ei tea, mis järgmine samm on. Ma arvan, et kas pööningult asjade välja viskamine või siis õues puude, ei, seda ma vist ei tee veel. Ma ei tea, eks te peate 6. vlogini ootama, et näha, mis meie järgmised sammud on siin. Niisiis jah, Silver teeb veel viimased niitmised ära ja siis juba saame minna sauna lõõgastuma. Silver isa läks enne, pani juba sauna küdema ja can't wait to get there, sest et tänane päev on olnud füüsiliselt nii raske. Silver on laip, mina olen laip, väga väsitav. Et see vana maja renoveerimine või lammutamine või mis iganes see staadium praegu on päris raske, ma ei hakka oletama, aga ma kindlasti ikkagi nagu soovitaks seda kõigile, sest et see on väga nagu südant täitev ja väga õnnelikuks tegev ja lihtsalt nagu I like it. See on väga vinge, mis me siin teeme ja kogu aeg nagu kui, ma ei tea, teeme näiteks seda elutuba, siis ma mõtlen, et siin taga varsti on nagu diivan ja me mingi vaatame Netflixi siin või teises toas sööme oma õhtusööki, et nagu can't wait. Niimoodi on päris lahe teha, kui sa kogu aeg unistad sellest, milline see nagu mingi paari aasta pärast juba on. Vot. Aga ma loodan, et teile meeldis. Kõik kommentaarid, subscribe'i, like'id on kindlasti väga oodatud ja konstruktiivne tagasiside ka muidugi alati. Nii et jah, näeme juba 6. vlogis. Bye!